Tervist, mina olen Lauri Pedaja ja täna ma näitan teile, kuidas teha juuksesirgendajatega selline sile tulemus. Ma olen näinud, kuidas inimesed sirgendavad juukseid suurte puntidena, tõmmates neid lihtsalt suvaliselt läbi. Palun ärge nii tehke, sellepärast et teil alumised kihid jäävad ikkagi kahused ja lokkis ja tulemus ei ole elu sees nii sile ja flat. Selleks esimene asi, mida me teeme, on sektsioonidega sirgendamine. Seda ma näitan teile kohe ja selleks on meil vaja mõnda tööriista. Esiteks loomulikult laia korralikku harja, millega juuksed ilusti siledaks harjata. Teiseks sabaga kammi, millega meil on hea mugav võtta sektsioone ja seda me kasutame ka väga palju sirgendamise juures. Siis loomulikult juuksesirgendaja ja klamber 1-2 vastavalt vajadusele. Hakkame tööle. Ja võtad kõik juuksed ja hakkad neid jagama eraldi sektsioonideks. Alguses võtad, ütleme nii laia salgu, mitte palju, ei ole vaja võtta terve kukloos ära ja keerad natukene peale vinti ja klambriga kinni. Nii, sirgendaja ja kamm. Mina eelistan töötada kammiga. Kammisabaga tõstad juukse ülesse, paned sirgendaja lähedale, tõmbad ja kammiga tuled järgi ja tõmbad uuesti keskmisest osast ja hopsti. Ongi kõik, rohkem pole vaja teha. Ei ole vaja kuumutada juust miljon korda, kamm alla, kamm ees, tuled järgi, hops, poole pealt tuleb uuesti kamm ja poole pealt tuleb uuesti sirgendaja. Kõik. Ühte salku maksimaalselt 2 korda läbi tõmmates saate juba väga hea tulemuse. Kui on loomulikult rohkem lokkis juuksed, siis tuleb neid natukene rohkem kuumutada, aga sellist õrna juust ei ole vaja. Võtate järgmise, ütleme selle ühe jaotuse suurus võiks olla maksimaalselt 5 sentimeetrit. Et kui te võtate väiksemate sektsioonidega, siis te saate puhtama lõpptulemuse. Nii, järgmine jaotus. Hops, välja. Ülarused juuksed. Pana hea kinni, eest ära, et tööpind puhas oleks. Kammid läbi. Ja sirgendajaga. Pana hea, tõstad sabaga ülesse, lükkad siia alla, tõstad ülesse ja sirgendaja läheb järgi. Hops, tõmbad läbi juukse pikkuse. Ja korras. Ilus sile. Järgmine. Hops. Tõmbad läbi. Ja korras. Ja järgmine. Ja hops. Ilus sile, sirge. Ja sirgendamise juures üks väga oluline asi on veel see, eriti eesosa juures ja väga tugevalt poobide juures on see, et kui te sirgendate juuksed, et ei tõmba neid peast eemale kusagile suvalisse kohta, vaid te sirgendajaga annate ka talle natukene kuju, ehk siis te keerate pea kuju järgi, siis te saate ka selle juukse hoidma, nagu siinpool ma juba natuke tegin pea kuju järgi. Et muidu, kui te tõmbate ta lihtsalt lörts kusagile suvalisse kohta, siis ta jääbki suvaliselt lörtsi tõmmatuna. Et keerake natukene peale, mitte üldse palju, lihtsalt õrna nurga all sirgendajat läbi juuste ja juuksele tekib kerge hoiak sisse ja see näeb palju loomulikum ilusam välja. Nii lihtne see ongi. Ei midagi keerulist. Ja pea on sirgendatud, näeb ilus, sile välja. Nüüd loomulikult on kava see, et sirgendamine tohutult lõhub juukseid, aga mis ei lõhuks? Värvimine lõhub, kõik asjad lõhuvad, mida me teeme oma juustega ja isegi pea pesemine lõhub. Nii et kui õrnalt teha, ei juhtu midagi. On täitsa okei.